Täna siis video rahva tungival soovil hakkame Passatil Chrome'i ära kaotama. Ehk siis Chrome Delete'i video. Selle jaoks kasutame Foliatechi komplekti, mis on siis meie veebis ka saadaval. Ja tegelikult praeguseks hetkeks on osa Delete'i juba tehtud. Alumise liisturingi tegemise käigus ma õppisin väga palju, et esimesel ja viimasel liistul on väga suur erinevus sees. Et kindlasti tahab nokitsemist ja ajavarumist, kui varem teinud ei ole. Need on siis ühed viimased liistud, mis ma tegin. Hästi lähedalt vaadata siis. Siin on mingi mustus ka peal selles suhtes, et vesi on voolanud ja teed ja tolm. Aga jälgida tasub siis mulle või nende puudumist. Jälgida seda, kas Chrome paistab välja või mitte ja kas servad on üleval. Et siin selle koha peal oli mull ja see kahjuks selliseks. Mõnest kohast mull võib jääda ka lihtsalt nähtavaks umbes nagu siin koha peal. Siiani ükski serv tõusnud ei ole. Ja muidugi, kui sa tegelikult juba auto kõrval seisad, siis nii väga aru ei saagi. Aga kõigepealt lähme tagasi algusesse, siis kui Chrome oli veel täitsa paljas sealt alt. Töö jaoks kasutame Foliatechi Chrome Out'i, G-Technicu Panel Wipe'i ja ühte hästi teravat lõikenugaga. Nagu näha, siis üks väike ruut oli juba tehtud, selline väike proovitükk minul ja väike before siis ka sellest, mida ma täna kiletama hakkan. Alguses oli mõte siis, et panen väiksed teibid alla sinna, kus ma tõenäoliselt lõikama ka hakkan, et ma ei lõikaks nii kergesti auto värvi või lakki. Kõigepealt paigaldama hakates ma siis arvasin, et oleks hea mõte panna see ülemine serv kohe täitsa kinni. Sellest tekkis pärast probleeme mullide välja saamisega, et kindlasti tasub see kõige suurem lapik osa kõigepealt ära kinni panna. Ja siis sealt juba edasi minna, panna servad kinni, ääred ja siis kaitsekile maha võtta. Õnneks iga järgmise detailiga läks asi natukene lihtsamalt, sellepärast, et need töövõtted hakkasid nagu selgeks saama. Sain aru, mis oli ebavajalik. Avastasin enda jaoks ka selle, et tegelikult seda kileriba saab natukene väiksemaks lõigata enda jaoks, et ei peaks auto peal nii palju noaga tööd tegema. See on selline asi, mille jaoks on väga kindlat kätt vaja ja pigem ei tahtnud riski võtta, kui oli võimalus vältida. Mustad liistud uksel nägid päris ägedad välja. Ma ei hakanud iga paigalduse kohta tegema ka, sest tegelikult see protsess on üsna sarnane. Kõige raskem on kindlasti kelekumeruste puhul, kus siis tuleb anda kuuma, vaadata, et kui teip jääb pingule, siis teha selline relief cut nii-öelda, mis laseb pinget välja. Üks mure, mis mul oli see, et kui ei olnud täitsa päikeseline päev, siis splitterid kadusid auto külge ära, nagu sulandusid varjuga üheks. Ja sellepärast ma siis otsustasin, et tellin Maxtonilt juurde need sinised väiksed ribad ka, mis on siis mõeldud splitteritele paigaldamiseks. Hetkel on just siin iluvõre kleepimine pooleli, aga siit altpoolt on juba mustaks tehtud. Nagu näha, siis see osa, eks ole, ümber ringi. Näitan siis võrdluseks ära ka selle, kuidas eest on tehtud mustaks. Et siit kahjuks lõikamisel ma ei suutnud arvestada selle varuga. Ja siis lähedalt vaadates on näha, kus varem Chrome oli. Et see on kindlasti selline algaja viga. Siis siin on liitekohad, kus ongi 2 tükist koosnev liist. Ja sellepärast tuleb selline liide vahele. Aga jah, praegu tegevus näeb välja selline, et paigaldame siis siia serva vastu ära selle, sellepärast et lõigatud serva panna on lihtsam
ja siis ülevalt jääb näha, kui midagi on ka puudu või ei katta ära. Kasutame seda tööriista, mis on komplektis kaasas, et ta siia alla tõmmata. Kuumaga teeme nii, et see painduks ümber selle nurga ilusasti ja siis alumine osa kleebitakse siia alla, eks ole, ja lõigatakse liigne materjal ära. Ja siis muidugi kõigele tuleb anda kuuma ja tuleb vaadata, et mitte ühtegi õhumulli ei jääks järele. Ja kileserv on siis siin plastiku all. Kahjuks on näha, et on õhumulle siin, aga ainult teatud nurga alt on näha niimoodi. Mis on vaja teha, on siis tõsta seda üles, panna see uuesti niimoodi kinni ja üritada olla natuke parem, et sinna see mull ikkagi alla ei jääks. Sest kui serv on siin all, siis üldiselt seda õhumulli sinna lükata on päris raske. Nüüd on siis mullidest lahti saadud ja tuleb hakata alumist otsa kinni panema ja lõikama ja muidugi neid osasid ka. See on see, kus tuleb see täpsus mängu. Nii, serva alt siis tuli välja, et seekord ma pääsin ilma lõikamiseta, sest et ka terve see osa on kroom. Nii et see must läks täpselt siia. Painde koha pealt siis oli natuke silumist vaja, kerge kord siia jäi, aga muidu tuli okeilt. Ma arvan, et seda ei jää näha tegelikkuses. Ja siis see viimane nurk siin, siit ma koorin maha kaitsekilekihi ja tõmban ta tagasi ja siis lõikan siit üleliigse materjali ära. Ja siis on sellega tehtud. Nii, kindlasti protsessi kõige mõnusam osa on selle kile ära tõmbamine. Alt tuleb välja ilus läikiv must. Ja siin see väike mustus on tegelikult siis selle liim, mille ma ka ära koristan pärast. Praegune seis on siis selline, et võrest sai asju ära kustutatud, aga mõnes kohas on veel järel. Ja see on sellepärast, et mul sai rull otsa ja meil on laost ka kõik ära ostetud, aga veel on tulemas. Nii et teine kord saab jätkata ja mõelda, kui palju ma edasi tahan teha üldse. Nii et praeguseks on kõik. Natuke vähem kroomi. Loodan, et oli huvitav vaadata seda protsessi natuke. Andke teada, kas peaks veel tegema või muid mõtteid, mis selle autoga edasi teha. Näeme järgmine kord. Tšau!